sa nüüd filmid tagumisi? Ei, ta võtab üle peegi. Ta võtab üle? Hommikul ka seal. Kus saaks seda käivitamise volüümi määrata? Igale raadil polegi. No võt... ei saa jah, teha samad on muidugi mul on suhte raad jah. Ilgelt ma saan oleks vaja. Mutevolüümi ka reguleerida. Mis see tähendab? Ehk kui ma mute panen, et kui vaikseks ta teeb. Mute peaks ju olema vait. Jah, aga ma saan reguleerida. Võtab lihtsalt palju maha. Jah, lihtsalt ta hästi vaikseks teeb. Ei no, minul ta teeb seda, et ta... Mis asi see Lasnamäe tsentrum on? See on see, mis on seal kanali lõpus, kus on... Siit lähed sinna... No sõida üle selle... Mitte kanali lõpus, aga noh... No põhimõtteliselt... Mustakivi ristis seal. Vasakul on Prisma ja paremal on tsentrum. Mustakivi teed on siin sõita. Mul on küll see olemas, et ta on kiirusetundlik. Kui kiiresti sõidad, siis ei kuule, kui naised karjuma hakkavad. See hakkab raadio kõveminigi saama. Aga just see, et tal oleks see, et ta kurat iga kord kisama ei hakkaks, kui ma sisse istun. Sellepärast, et kui sõidad ja müra on, siis ei saa aru, et nii kõvasti on. Kui sisse istud, siis... Kõige parem on, kui laps on. Saad mingi... Hommikul mingi poolmagava lapse paned autosse, et käib. Ja enam ei maga. Laps sisse, see on ülev. Oh jah. Tahad sa, et sul laps kogu aeg üleval oleks? Magab laps parim laps. Jah. Eelsoojendusseadet õppima, see on nii keeruline. Ükskord proovisin, ei saanud mitte midagi aru. Ma sain isegi kella õigeks rääkimata muudest asjad. See oli kindlasti samamoodi nagu selle kaameraga, et tuleb teha tekstifail, sobivasse kohta kopeerida ta. See Rein kuulsid ei kuulnud, mismoodi selle kaamera kell oli alguses vale, vaata see video, mis ma enam näitasin seal. Nüüd sinna ka võtta kohe. Võin jah. Et noh, kuidas tal on umbes 3 nuppu peale, kus see kella õigeks paned. Kella õigeks panek käib nii, et teed tag.txt faili, paned selle õiges formaadis kella, paned selle juurikusse, teed kaamerale rebootist, kella õigeks. See txt fail on juba aegunud. Noh, pigem on niimoodi, et sa teed faili tulevikus oleva kellaajaga ja õigel ajal teed rebooti. TXT failile kirjutada get time. Meediase kell või? Kuni järgmise aku tühjeneb. Ma ei tea, no ma ei ole tal liitiumakut, see ei tohi nii tühjaks lastagi, et ta kella ära unustab. Ma ei tea. Tal peaks, kirjas oli küll manualis mingi aku protectioni kohta, et kui ta väga tühi on, siis ta ei lase ennast sisse lülitada. Vianori reklaami. Noh, see on mitte reklaam, aga nagu mingis... see oli see, mis liiklussaade ta oli, roolivõimu saade oli. Et noh, et meil siin ikka käivad mingid, kes on nurgatagustes kohtades vahetanud ja pärast tulevad siia ja siis kiidavad, et näe, ma siin ükskord käisin kuskil seal garaažis ja siis tulin teile ja nüüd saan sõita ja teine kord käisin ja siis tulin teile ja saan sõita. Minul nad kaotasid kõigepealt Boltid ära, siis vist jätsid midagi kinni keeramata, sõbral sama lugu. Teevad veel ühel elektriautoga, kaua võib saatada. Elektriautoga, noh, kaua võib saatada on üldse just toredad saatada, aga elektriautoga oli see teema, et noh, tüüp ei suvatsenud mitte kuidagi aru saada, et ta on liikluses teistele ohtlik selle käruga, mida ta tahab kangesti registrisse saada. Ja nagu mängib selle peale, et see ei olegi auto, see on mootorratas. Noh, mis ta mingite kriteeriumite järgi ka oli, aga see, et sul on mingisugune suur plekist kolakas
turvavöid ei peagi olema siuksel sõidukil. Ei pea olema, aga kui ta on, siis ta võiks ikka. Noh, ühesõnaga, et need arkivennad olid siuksed mõistlikud vennad, nagu mõistusest ja heast tavast lähtuvalt ütlesid, et kuule mees, et see ei ole nagu liiklusvahend, et okei, kui sa tahaks ühte siukest endale arvele võtta, aga tüübi eesmärk oli tegelikult muu ju. Ta tahtis sellele saada tüübi kinnituse ja tahtis neid maale tooma hakata. Ja see juba on... see polnud tema ehitatud või? Ei, minu arust ei olnud, see oli kuskilt toodud. Et minu arust nagu põhiline häda oli see, et see on sisuliselt nagu kuritegelik nende ostjate suhtes. See saatest jääb mulje on ka siuke kallutatud võib-olla kuskile poole, aga tavaliselt ma vähemalt mulle tundub, et need Kaua Võib ja USA Reporter ja et ma ennast nende jutust nagu väga kallutada ei lase, sest see tavaliselt on nii rumal, et siit mööda juurde ma ei kiidada. Sõidabki tavaliselt Smuulist ja siis kanalist üles. Kanalist on nagu sinna parem ligipääs, muidu on ilgelt palju foore. 2 foore. Nojah, aga need on tihti umbes. Teate, kus oleks võiks mõnikord minna? See vist on, tundub, et on alles. Sikupilis seal selle Peugeot keskusega ühes majas on mingisugune... Seal ma olen käinud, jah, see on rahvatoit, jah. Kunagi kiideti, ma just korral... Ei, see on normaalne üldiselt, jah. See on tavaline samasugune koht, kus me praegu lähme ainult. Seal pole ainult, jah. Ma ei tea, kas seal loodetavasti ikka seal on endiselt pannikohta. See oli suht soodne, jah. Kurat, mul oli see Kristiines oli mingi uus koht, kus lubati hiigelsuuri pannkooke 35 krooni. Noh, ma ei tea, kui see... Hiigelsuuri? Jah. See oli kauplemise teemal oli mingi koht, kus oli, et näe, siuke pakkumine, et võtad 2 kohvi, siis saad saiaks ja võtad 2 jätsi kokteili, saad mingi teise asja. 3. punkt oli, et tee oma pakkumine ja ole julge. Noh, et oma pakkumine on see, et võtan 2 kohvi ja saaks 2 saiakest. Mina teile 10 krooni. Teie mulle. Tegelikult isegi veel mõttek, või isegi ma ei tiks mõttekam, aga üks variant on veel siit mööda punast minna. Ma olen ka läinud, ma olen sinna. Ma tükk aega sõitsid kaudu. Sest et sealt saab kohe sinna poe juurde, siis ei pea üldse kuskile mujale minema. Siin pole valgusfoori, noh. Muidugi tea, ma elasin siin, ma käisin tööl siin. Ma olen siin elanud. Ma olen siin tööl käinud küll selles mõttes, et selle kaasalongi ajal nagu taksojuht terve Tallinna läbi sõitnud. Ma siiamaani nutan, et ma seda korterit ära ei ostnud. Lasnamäel. Siin samas Kalevipäev. Mis siin jääb siis? 3-toaline korter, siuke suur. Makas praegu kommunaali. Jaa. Kommunaalide maksmisega ma vaatasin eile jäi kogemata oli mingites muudes kohtades, kas Delfis või on mingid City 24 bännerid on ja seal oli mingi korter Tallinnas 170 000. Võtad lahti, vaatad 17 ruutu korter. Kommunaalid suvel 850, talvel 1400. Tere talv, ma maksan oma 2 korda suurema eest sama palju. Üldiselt Viimsis vaatasin Jaagu suurkorter 70 ruutu. Üür 2500 krooni. Ja või elama. Plus kommunaalid. 4500 suve. Mis mõttes? Suve. Mille eest? Ma ei tea. Kusjuures see korter, mida ma vaatasin, oli veel, see oli nagu eriline peldik selles mõttes, et see oli seal, Pagana tänav, see on mingi Randla tänav või seal Kajaka poe juures, mitte Kopli päris, aga seal on mingi paar suurt punast tellisest maja, siuksed erilised rääbakad ja samas neil on mingi valvur all ja pool kommunaalidest tulebki ilmselt sellest, et sa maksad mingile valvurile palka ja siis mingit siukest rämedat remondifondi, et sellest majast kunagi maja saaks ilmselt
Tallinnas on võib-olla lihtsam. See kollane on see maja, mida ma saan aru, et me sinna võiks minna. Vaat siin on hoopis seekord nii palju foore, tavaliselt ei ole. Tavaliselt ei ole siin neid ei no tavaliselt on need ikka rohelises. Sõidad liiga kiiresti. Valijõr pidi väga kehvas seisus olema. Ja miks? Anneliin on väga hea. See on samas kui Lasnamägi. Lasnamägi on mitte, seal on suured korterid. On küll, jah. Mustamägi on vist on, aga korterid on nii pisik. Siit keera ära. Võrreldes muu Ei, hinnaga. sealt, sellest august. Sorry. Mujal on ikka rohelisem nii. Ma mõtlesin ikka maja. Jah, kui sa hakkad mõtlema, et kodus magamas käid, siis palju sa seda rohelist ikka seal vaatad. Aga hakkab see nagu lugema, et palju kommunaalid on ja... Sinna äärde põhimõtteliselt tuleb sõita. Kuhu äärde? Teiselt poole? Jah, mitte selle esimese välja, selle tagumise välja pääseb või sisse pääseb. Aga ma mõtlesin selles suhtes, et ikkagi niisugune koht võiks olla, et mitte ainult mõnus magamas käia, vaid tahaks nagu elada ka. Vaata kuskil see samasse. Seal on vaba ka. Sinised sobivad, jah. Oi, I am disabled. ma eile uurisin, et Mul on kaart seal et mul taskus, on- ma võin parkida küll. et mul on ökoauto.